Hei, sa võtad Beauty with Kerli videot ja täna on mul varuks teile midagi natukene teistsugust võrreldes oma eelmiste videodega. Nimelt tahame teile täna rääkida oma brändist Browsist ja täpsemalt siis selles konkreetses videos, actually siis Browsi esimesest tootest, millega ma lihtsalt öeldes failisin. Ja ma usun, et see on huvitav lugu väga paljude jaoks teile, aga millest ma siis täna täpsemalt teile räägin? Ma räägin sellest tootest, ma räägin, kuidas ma selle ideeni jõudsin, kuidas ma selle teostasin ning mis siis lõpuks valesti läks ja kuidas ma selle arusaamani jõudsin, et ma pean asju natukene ümber tegema. Kuidas ma kavatsen teha sellele brändile restarti, millega ma praegu siis tegelengi ja mis siis tulevikus teid ka veel ees ootab natukene ka sellest. See video tuleb tegelikult kahes osas, ehk siis täna ma räägingi sellest ebaõnnestunud tootest ja natukene uutest toodetest ning teises videos räägin juba ühest täiesti uuest tootest, mis veel on nii-öelda saladus, aga mis ilmselt tuleb selline kõige põnevam toode nendest kõikidest üldse. Kindlasti subscribe seda kanalit ja kliki ka bell notification'id, et sa näeksid kindlasti ka seda teist videot. Aga soovi korral haaras näkid ligi ja mina hakkan teile jutustama seda lugu. Kui sa oled alles hiljuti mind jälgima hakanud, siis sa oled kindlasti näinud, et ma olen nüüd rääkinud siis Browsi puudripettidest, natukene pikemalt nendest veel hiljem. Aga tegelikult ei olnud need puudripõdjad minu esimene toode, millega ma välja tulin, vaid esimeseks tooteks oli see kulmušabloon. Tegemist on siis personaalse kulmušablooniga ja ma panen siia kõrvale jooksma väikese tutoriali sellest kulmušabloonist, et te näeksite, millega siis üldse tegemist on. Kui natukene sellest veel juurde rääkida, siis idee sellel oli see, et see kulmušabloon tehakse igaühele tema enda kulmude järgi. Sa saad seda kodus kasutada, et teha siis kulmumeiki just õige kujuga. Kuid hakkame ikkagist natukene kaugemalt pihta ning kõige kaugem eellugu sellele on see, et ma olen nüüdseks siis 6 aastat olnud kulmutehnik ja minu tööks on siis teha selliseid klassikalisi kulmuhoolduseid ja selle kulmuhoolduse käigus ma kujundan alati siis kliendile kulmukuju, mis oleks tema kulmudele, tema näoga võimalikult sobiv, sümmeetriline ning väga paljudel on sellest abi, sellepärast et nad kodus ise ei oska teha endale seda õiget kuju. Ning kui ma alustasin kunagi selle tööga, siis see tuligi juba tegelikult esimestel aastatel välja, et naiste põhiliseks probleemiks kodus kulmude kujundamisel on see, et nad ei oska seda õiget kuju teha, nad ei oska seda sümmeetriat täpselt saavutada ja see ongi keeruline, kui sa kitkud enda kulmusid nii lähedalt vaadates. Siis tavaliselt seda tehakse nii lähedalt peeglist vaadates, aga mis siis juhtub on see, et sa ei näe seda kogu pilti korraga ja väga lihtne on tegelikult kitkuda üks kulm kõrgemale, üks kulm madalamale, teha selliseid erroreid, mis lõpuks hakkavad sind suures pildis häirima. Ja sellest tulenevalt ma hakkasin oma tööd tehes siis mõtlema, et kuidas seda probleemi saaks äkki lahendada. Ning jõudsingi selle ideeni, et võiks olemas olla personaalne kulmušabloon, millega siis kodus saad teha täpselt sellise kuju endale, nagu sulle sobib. Ma ei hakanud sellega koheselt tegelema, kui see idee mul tuli, aga siis tuli loomulikult koroona. Ja nagu paljud teised, siis mul oli mingi hetk ikkagist igav, selline rahulikum periood ja ma otsustasin, et aga ma proovin seda ideed teostada kuidagi. Minu teada sellist asja ei olnud maailmas varem olemas, nii et ma hakkasingi siis nokitsema ise selle kallal. Ja kuskil umbes aasta läks aega, kui ma selle asja valmis sain ja sellega nii-öelda siis välja tulin. Aga selle aasta jooksul, mida ma siis tegin? No esiteks mõtlesin, kuidas see asi üldse välja näeks. Proovisin erinevaid materjale, proovisin, kuidas seda toota, sellepärast et ma tootsin kõik need šabloonid ise ja kaasa arvatud ka need pakendikesed. Selline nägi see välja. Siin on siuke juhis sees, et see kõik võttis aega ja see kõik oli loomulikult väga põnev. Ja seda protsessi läbi viies ma sain aru, et see on see, millega ma tegeleda tahan, et ma tahangi tegeleda ilutoodete loomisega, turule toomisega. Selle ideega ma raidin täna siiamaani. Ja ma enda arust panustasingi väga palju sellesse, tegin kõik selle pakendi, selle toote, mõtlesin välja selle protsessi, isegi üritasin seda asja mingil moel patentida. Aga siit võib rääkida esimesest veast, mis ma kindlasti tegin, et selles protsessis ma testisin seda toodet liiga vähe teiste inimeste peal ja testisin liiga vähe just sellist pikaajalist kasutamist. Mina töötasin selle tootega kogu aeg, mul oli väga lihtne seda kasutada, aga
kui ma selle tootega lõpuks välja tulin, siis loomulikult mu klientide seas oli huvi ja kui nad hakkasid neid šabloone kätte saama, siis tuli välja see, et tegelikult väga paljude jaoks oli keeruline seda endale paigaldada. Nad ei saanud seda nii hästi paika, kui mina näiteks sain ja see oli selline asi, mis vajas tegelikult veidikene harjutamist. Aga nimena on laisk, selles ei ole mitte midagi negatiivset loomulikult, aga ma olen suhteliselt kindel, et väga paljudel jäid need šabloonid seisma tänu sellele, et seda oli liiga keeruline esialgu endale paigaldada. Ja lühidalt võib-olla ka sellest, et kuidas see protsess välja nägi, kuidas ma seda šablooni siis tegin kliendile, oli see, et klient tuli minu juurde, ma mõõtsin välja tema kulmukuju, kandsin värvi peale, võtsin sellest jäljendi ja selle jäljendi järgi tegingi siis selle šablooni. Seda šablooni sai siis kummiga ümber pea panna ja niimoodi seda kulmukuju endale siis meigiga teha. Mis oli aga kindlasti kõige suurem viga ja asi, mis sellele kulmu šabloonile saatuslikuks nii-öelda sai, oli ikkagist minu reklaam ja turundus sellele. Mul oli küll ideed ja mingi nägemus, mida ma tahtsin teha, aga ma ei osanud seda absoluutselt õigesti koordineerida, ma ei osanud otsida õigeid kontakte õigetest kohtadest, võtta inimestega ühendust nii, nagu oleks vaja seda teha. Ja siis hakkasidki mingid asjad failima, mingid asjad läksid niu, ma ei saavutanud seda, mida ma tahtsin saavutada, mingitest koostöödest ei tulnud mitte midagi välja. Siis üks hetk tulid juba teised asjad peale, ma lõingi käega ja kui ma nägin, et ma ei suuda seda asja üles tõmmata ja siis ma sisuliselt loobusingi ning ma ei panustanud sellesse enam edasi samamoodi, nagu ma olin seda enne teinud või oleks pidanud tegema. Ja kui veel väga tehniliseks korraks minna, siis sellel tootel oli tegelikult veel 2 viga, millest ma täna aru saan. Üks oli selle hind. See oli selline toode, mida inimesed ei olnud absoluutselt harjunud kasutama. Kulmušabloon oli siuke pigem nišitoode ning selle hind tõenäoliselt oli sellise uudse toote kohta natuke liiga kallis. Ma küsisin siis selle eest 40 € ja kindlasti osade inimeste jaoks ei oleks probleemi seda maksta, aga kindlasti väga paljude jaoks on see, et see on uus toode, ma ei tea, kas see töötab või mitte, ma ei raatsi. Ning teine mure oli see, et selleks, et seda toodet endale saada, sa pidid pöörduma iluteenindaja poole. Ehk siis tänaseks ma tean, et mugavus on kõige parem asi üldse ja ülioluline inimeste jaoks ning kui sa tahad midagi osta, sa tahad seda saada kiirelt ja lihtsasti ja tõenäoliselt lihtsalt e-poest kuskilt tellida. Aga jah, see eeldas ikkagist mingit aja broneerimist, aja kokkuleppimist, kuskile kohale minemist ja see oli ka kindlasti asi, mis seda asja natukene tagasi hoidis selle reklaamimure kõrvalt siis näiteks. Ja kuigi ma ei panustanud enam edasi sellesse kulmušablooni, siis ma olin ikkagist aru saanud, et ma tahan tegeleda ikkagist ilumaailmas ilutoodetega edasi ja ma lihtsalt võtsin endal sellise järelemõtlemise aja, et aru saada, mida ma täpselt teha tahan. Et ma ei andnud oma unistusega alla, aga ma sain sellest aru, et ma pean asjad läbi uuesti mõtlema ja midagi seekord teistmoodi tegema. Võtsingi selle aja ja siis eelmisel kevadel ma hakkasin siis intensiivsemalt tegelema sellega, et teha Browsi brändile restart ja tuua teieni üks hetk uued tooted. Teadsin, et ma ei taha midagi suvalist teha, midagi kiirustades teha, nii et vaikselt hakkasin katsetama erinevaid mõtteid, erinevaid asju. Üks hetk jõudsin erinevate toodeteni, mida ma katsetasin ja kahjuks ma ei saa selles protsessis teile täpsemalt siin rääkida, kuigi ma tean, et see oleks väga huvitav, aga see on sisuliselt ärissaladus juba, nii et ma kahjuks täna sellest tõesti rääkida ei saa. Aga ma sain aru, et minu kireks on jumestamine ja ma otsustasin Browsi brändid pühendada siis ilutarvikutele. Hetkel on jah, need asjad rohkem seotud jumestamisega, aga tegelikult ma loodan tulevikus tulla veel mingite põnevate teiste ilutarvikutega siis turule, mis ei ole otseselt meikimisega seotud. Ja nagu siis ma mainisin, katsetasin ja proovisin läbi siis erinevaid tooteid, erinevaid variante, kui seda niimoodi saab nimetada ja leidsin lõppkokkuvõttes siis selle, mille põhjal ma sain luua omaenda päris tooted. Ja millest ma saan rääkida, on see, et ma olin tõesti väga kriitiline, ma ajasin taga absoluutselt parimat kvaliteeti. Ehk siis ma ei tule teile pakkuma mingit crappi. Ja ma näitan teile ka täna siis 2 toodet. Ühte te olete juba näinud, võib-olla kui te olete minu tegemusi või siis Browsi kontosid jälginud ja selleks on puudripadjad ja näitan teile ühte toodet veel. Kuid selles teises videos näitan siis 3. toodet, mis on tulemas ja mis on ilmselt kõige suurem ja põnevam nendest.
Tulevikuplaanidest rääkides ma avan Browsile e-poe. See on juba valmis, aga seda ei saa veel kasutada. Ja miks ma otsustasin seda veel mitte avada, on väga lihtne põhjus. Ma lähen reisile ja mul ei olnud mitte kellelegi teisele selle e-poe majandamist jätta ja ma ei tahtnud seda, et sa tellid tooted ja pead neid ootama näiteks nädal aega. Ehk siis Browsi e-pood avaneb 8. veebruaril ning siis te saate neid tooteid juba väga mugavalt sealt kõik endale tellida, kellel teil huvi on. Aga räägime siis natukene nendest toodetest ka ja alustame siis nendest Browsi puudripadjakestest. Ma jõudsin nendeni siis suvel, tõesti armusin sellesse tehnikasse ära, et sellega siis puudrit meigi käigus peale kanda ning tegin 2 varianti. Nad on tegelikult üks ja seesama toode, lihtsalt värv on erinev, aga e-poodi tulevad nad siis müügile niimoodi, et sa saad osta üksikult seda roosat patja ja see on mõeldudki selleks, kui sa tahad seda ainult iseendale, sa igapäevaselt võib-olla ei meigi ennast ja tahad lihtsalt vahepeal seda kasutada ja must versioon on siis 3 pakis ning see ongi siis mõeldud, kui sa oled jumestaja, sa oled profimeiker, sa oled lihtsalt meigi entusiast, kes ennast tihedamini meigib ja sa tahad tihti võtta uue puhta padja. Sellepärast, et minu soovitus on see, et seda 3 korda maksimaalselt järjest kasutada, siis juba see ära pesta. Ja kuna ta kuivab ka mõnda aega, siis sellepärast ongi hea, et kui sa oled selline igapäevane meigikasutaja, siis sul on kohe juba järgmine võtta. Aga nüüd näitame teile uut toodet, mida ma ei ole veel siiamaani näidanud siin. Ma usun, et väga paljud teist on enda jumestamisel kasutanud sellist asja nagu meigikäst ja see ongi minu järgmiseks Browsi tooteks. Kui sa ei ole meigikäsnaga varem töötanud, siis sellega on väga mugav peale kanda peitekreemi, jumestuskreemi, kontuuri teha, kõike selliseid asju, mis söönduvad kreemtoodetega siis. Tulingi välja siis oma meigišvammiga väga lihtsal põhjusel. Ma ei ole juba mitu aastat rahul olnud ühegi teise meigišvammiga, mis turul parajasti saadaval on. Ma olen proovinud erinevaid ja kunagi ma tõesti väga fännasin beauty blendereid, aga nad on oma tekstuuris või midagi nad on seal muutnud. Ehk siis see ei ole enam ammu seesama, mis ta kunagi oli ja ma ei ole sellega juba ammu rahul. See hind ei ole seda väärt ja otsustasin, et mul on vaja omaenda meigišvammi. Saingi teile siis luua Browsi švammi ning siin on ta siis kuivana ja siin on ta siis niisutatuna ning see on tõesti kõige pehmem, kõige mõnusama tekstuuriga meigišvamm, mida ma kunagi üldse kasutanud olen. Pluss väga hea on see kuju, mis tal on, ehk siis siit otsast on ta terav, sellega saab väga hästi ligi siia silmanurkadesse, ninakurdudesse ning selle teise poolega on väga hea aidata kaasa kontuurile, ehk siis kui sa tahadki luua siia sellist teravamat joont või tahad tõsta oma silmanurka peitekreemiga siit näiteks, siis selle äärega on väga lihtne seda kujundada ning loomulikult sa saad ka jumestuskreemi sellega peale kanda. Ehk siis väga selline multifunktsionaalne, väga heast materjalist, ülipehme meigišvamm. Samuti tuleb selle hind väga mõistlik ning üleüldiselt, kui juba siin sellest brändist rääkida, siis minu eesmärgiks on pakkuda võimalikult head hinnakvaliteedi suhet, et kõik need tooted oleks teile võimalikult hästi kättesaadavad. Ja mida ma tahaksin selle video lõpetuseks öelda, on see, et kui sa failid ühe asjaga, ühe oma unistusega, siis ära anna alla. Tegelikult on veel võimalik teha midagi ümber, on veel võimalik teha midagi uuesti ja seda ma praegu üritangi teha siis või olen juba selle kallal mõnda aega töötanud, nüüd see hakkab lihtsalt teieni jõudma. Aga nagu ma mainisin, 8. veebruar avaneb e-pood ja veebruaris üleüldiselt tuleb veel palju põnevat. Ma lingin sinna video descriptionisse ka Browsi Instagrami ja TikToki kontod, mine kindlasti jälgi meid ka seal ja kui sinu puhul on näiteks tegemist inimesega, kes ka näeb ennast sisuloojana, sa tahaksid näidata ja testida, katsetada neid Browsi tooteid ja nendega mingit sisu luua, siis vabalt võid minuga ühendust seal võtta ja vaatan kõik soovid üle. Kui sa pidasid siiamaani vastu, siis suur aitäh sulle. Järgmise videona tuleb reisivlog tõenäoliselt ja peale seda juba tulebki Browsi teine video, kus ma siis näitan seda 3. toodet ja räägin veel ka sellest teile täpsemalt. Ma loodan, et teil oli põnev seda videot vaadata. Kui teil on mingeid huvitavaid küsimusi mulle, siis kirjuta kindlasti kommentaaridesse see ja ära unusta seda kanalit subscribe ida, et näha kindlasti ka minu järgmiseid videosid. Suur aitäh, et seda videot vaatasid, näeme juba loodetavasti järgmises. Tšau!